Tere, Ketlin! Tere, Kristiin! Mul on nii tore, et sa oled täna valmis jagama eeldamise kohta mõtteid ja minu jaoks oled sina läbinud sellise teekonna, kus on olnud võimalik olla palju käpuli ja palju püsti ja palju õppida ja palju ennast valida ja palju mõelda ja analüüsida ja kaaluda. Nii et minu sees on justkui see tunne, et see eeldamise maailm on sinu seest risti-rästi läbi käinud ka läbi selle personalivaldkonna, sest seal ju on väga palju vaja kuidagi tajuda inimese olemust, seda, kuidas nad on, kas nad on austavad, ei ole austavad. Oled sa teistpidi ka läbinud enda isikliku arengu, seda väga ausalt jaganud, et kus sa ikka oled täiesti võssa pannud ja kus oled võsast välja hüpanud ja avastanudki, et issand, kui okei on vahepeal võsas olla, uurida sealset loomastikku. Tulla jälle päikse kätte vaadata, see looma, et on uuritud, eks sealt võsast. Nii et see on selline looduslik käik metsas. Just mõistsid, kui ägedasti sa selle praegu kokku võtsid. See oligi looduslik käik metsas. Ja seal võib ju kõike juhtuda, eks. Ja siiamaani praegu lihtsalt valisid uue tee jälle ja uus rada. Kuskil oli lihtsalt teed endeks. Nii et väga, vaata, ega ma arvangi, et paljusid protsesse me saamegi vaadelda looduskeskkonna põhiselt ka, eks ju. 100, ma olen nii nõus sellega. Nii nõus, jaa. Nii ongi. No just, et vaata, et kui sa oled metsas, siis sa tahad aru saada, kuidas sa pead ennast kaitsma või ei pea kaitsma, mis on nende teiste liikide omadused, kuidas need toimivad, kuidas sinu liik toimib, kes toitub päeval, kes toitub öösel, kes kellega sobitub, kes ei sobitu. Jänes saab aru, et ei tasu minna rebasele, et tšau päll, et saame sõbraks. Et mõnikord mingid asjad ei toimigi. Lihtsalt, kui aga tead, me ei ole kunagi kuulnud nii ägedat võrdlust see metsa asi nagu see, aga see on jumala tõsi, see on ju ettevõtlus tegelikult. Vahet ei ole ettevõtlus, see on elu. No just. See on nagu mega äge võrdlus. Ongi, kui sa lähed metsa, ma lähen öösel, no ma pean ennast kaitsma ju. Ma pean ju teadma, mingi kargu tuleb, mis ma siis teen, ma pean ju teadma, mis ma pean tegema. No just, ja sul on võib-olla ainult see üks lamp otsa ees, eks ju, sa need väikest teed ja siis ongi need karud ja hundid on tee ääres ja vaatavad, kas sina tahad teda või mina võtan, sina võtad või mina võtan. Ja siis sina seal ei tea mitte midagi võib-olla, nii et see on väga põnev ja selline vaatenurk, mis siit nüüd kogemata sündis. No see on tõesti äge ja kõik, mis sa ütlesid, see ongi 100% nõus sinuga, sest mina olen küll öelnud inimestele, et vaadake, mina olen küll maailmameister vigade tegemises. Ma arvan, et ma olen nagu enamikele silmad ette teinud selle vigadega. Et nii palju neid vigu teinud. Sellepärast on ka mida jagada, vaata, kui sa ju vigu ei tee või sa ei julgegi proovida, siis sa ei teagi üldse. Ei teagi üldse, mis on see õige või vale või. Ja raske on ju teisi inimesi ka abistada, kui sul ei ole kogemust ju. No just. Ja Ketlin, kui me nüüd lähme selle eeldamise vestlusega siit nii-öelda otse justkui nagu teemasse, et kui sina kuuled sõna eeldamine või eeldus, mis sinus hakkab toimuma, mingi mõte, tunne, lood kohe, mis sinust tuleb, mis asi see on? No täiesti esimene, väga ausalt, kui ma olen sügavamaks, siis esimest korda oli see, ma mõtlen, ma töötasin kunagi Normas, arvan, see oli 15 aastat tagasi või äkki, no ühesõnaga palju aastaid tagasi on ju, 10+ kindlasti. Ja ma mäletan, üks juht ütles mulle sellise päris ropu lause, vaatan, ma ehmatasin täiega ära, sest ma olin nii fännasin seda juhti. See juht oli minu jaoks autoriteet ikkagi ja selline ja mina siis töötasin värbamisspetsialistina. Ja siis ta ütles mulle, tead, Ketli, ma midagi küsisin, siis ta ütles, ära eelda. Siis ma jäin teda vaatama, et mis mõttes ma ei saanud üldse aru, siis ta ütles, tead, Ketlin, eeldamine on kõikide nende samust tema, aga see oli üks ropp sõna, mida ma ei taha siin öelda, aga üks väga ropp sõna oli ja mina mõtlesin. Eks viisakas keeles on see siis see, et eeldamine on kõikide nagu halbade asjade nagu ema. Ja siis see pani mind nagu mõtlema, et mis asi see siis on. Aga
see on see, kus ma mäletan, mul elu esimene raputus, see lause on mul nii selgelt siin kõrva sees, tänase hetkeni nagu see heliseb lause. Ja kui ma nüüd räägin elust, juhtimisest, ettevõtlusest, nagu, sest igaüks ei pea ettevõtja olema, sa võid lihtsalt juhtida, sa juhidki oma elu ju, me kõik juhime oma elu. Me oleme kõik oma elude tegevjuhid ja siis ma ütlen küll seda, et see eeldamine nagu mind on nii palju õpetanud see ja see tunne on mul selline, et nagu reaalselt mitte ühtegi elementaarset asja ei tohi ka eeldada. Ja kui me räägime inimestest või lastest, siis minul on väga konkreetne asi, kui ma teen näiteks koosolekuid inimestega, siis ma alati küsin lõpus, nagu laste käest, palun korda, kuidas sa sellest asjast aru said. Ja ma teen seda nii palju ja ma tean, kui piinlik on inimestel. Aga eeldamine on selline asi, et ma olen aru saanud, et seda ei tohi üldse teha ja kõige lihtsamate ja kõige nagu asjade koha pealt üldse, sest inimesed saavad nii erinevalt asjadest aru ja mina ise täpselt samasugune. Mulle endale meeldib peegeldada inimestele, et kui ma tohin korraks sulle tagasi peegeldada, kuidas mina asjast aru sain. Ja kusjuures väga tihti ma olen valesti aru saanud. Ja siis mis sa küsid, kui sa valesti saad aru, mis sa siis järgmisena teed? Siis mul ongi niimoodi, et muidu ka ma hästi palju kirjutan, kui ma inimesega, minu jaoks hästi austusväärne on ka see, kui ma oleks mingi oluline kohtumine, ma küsin, kas ma tohin kirjutada samal ajal. Ja ma kirjutan, see on need märkmed, kusjuures väga lahe on see, et siis inimene hakkab ka teistmoodi rääkima, sest ta teab, et ma kirjutan ju kõik üles, vaata. Ja siis ma lõpus küsin, et kas ma tohin sulle peegeldada. Alati üldjuhul inimesed ja peegelda on ju. Ja siis ma peegeldan talle tagasi, kuidas ma olen asjast aru saanud. Ja kui ma kirjutan seda sama asju üles, siis üldjuhul see peegeldus on parem olnud. Ja kui ma ei ole kirjutanud ta mõtteid üles, siis ma olengi näiteks teema, mida ma üldse ei oska vaata või ei tea, siis mul on küll olnud, et kuule, Ketlin, siis sa võid küll natuke nagu valesti aru. Siis ma ütlen, aga äkki sa seletad mulle siis uuesti või nagu äkki käiks siis uuesti selle sama teema läbi. Siis üldjuhul inimesed on ikkagi tänulikud olnud, et ma seda teinud olen, et pigem see loob ju neile ka selgust juurde, kuidas nad ise saavad edaspidi seda sama juttu võib-olla targemalt rääkida või kasutada teistmoodi sõnu või vaadata ka ise endale peeglisse, et kuidas võiks seda nagu paremini rääkida, aga kunagi ma ei julenud küsida. Ma julgen. Lõpuks, kui sa piisavalt palju elust peksa saad, siis sul on suht ükskõik juba, mida keegi sust arvab, vaata. Aga võidan ju mina, sest mina saan paremini asjast aru, nii et jah, täna ma küsin ikka väga julgelt, väga lolle küsimusi, ma julgen öelda, aga kunagi ma ei julenud seda teha, sellepärast, et äkki ma paistan ju loll, vaata. Ma ei taha ju loll. Mis siis on selle taga, kui ei julgeks, mis need tagumised kardinatagused aspektid võivad olla, et miks siis inimene ei julge küsida, mis sa arvad? Ma arvan, ongi nagu koolitustel ka, vaata inimesed ju ka, küsige küsimusi. Ma ka kunagi olen küsinud 100 inimest, päris küsin, paistan päris loll. Nüüd mul on jumala savi, olgu kas või 1000 küsimust või 1000 inimest, ma tahan teada. Aga mis juhtub? Inimestel on hirm, vale häbitunne on inimestel, tohutult vale häbitunne. Ja ma tean seda ju enda pärast ka, et meil endal ongi ju samamoodi olnud ka, et me ei keskendu tegelikult sellele, mis meil siin sees on, vaid sellele, mis ümberringi inimesed arvavad. Aga see ei ole ju tegelikult nagu üldse tähtis, sest kui me räägime autoriteetidest, siis üldjuhul autoriteedid on ju need, kellel on ikkagi oma arvamus ja nad julgevad olla 100% nemad ise. Aga ma olen hea kindel, et see on vale häbi, kartus paista lollina, kartus paista nagu mitte teadjana, et issa, mis ta siis minust arvab, on ju. Aga tegelikult see ei peaks olema nii, et ma olen suht kindel, et see on tulnud kuskilt mingitest lapsepõlvemustritest või kodudest või kuskilt mingitest teemadest, et sa ei julge olla nagu nähtav, et sa ei julge nagu olla, et kas oled sa siis pidanud niimoodi elama kogu aeg, et ei tohi nagu peale tükkida või ei tohi oma arvamust olla või et väga tihti seda surutakse ju maha. Mis seal nagu on, aga ma arvan, et see on põhiline minu arust. Jaa. Ketlin, aga räägime siis nüüd, me näiteks alustame eraelulistest aspektidest, et
kus kohas sina oled oma eraelus eeldanud, kas sul on mõni lugu jagada või mõni kogemus, et kas see on positiivne või negatiivne, et kus sa oled eeldanud ja saanudki siis vastava siis tulemuse, mis peale seda eeldamist sellest loost tuli? Siin ma kohe hingan sisse kohe sügavalt. Neid lugusid on nii palju. Ma kohe pean valima, vaata siit presentatsioonist võtma praegu nüüd mingi elu presentatsioonist võtma slaidi, on ju. Aga ma arvan, selline suur lugu, mina olen, tahaksin selle loo siia juurde, tunne ütleb niimoodi, et mul on olnud, ma olen ikka tohutult ämbreid kolistanud eraelus, et õiget suhet leida. Ja nende suhetega, kuna minu silmis on mul ikkagi nagu palju suhteid olnud aga samas tänu nendele suhetele, mis on olnud, ma olen aru saanud lõpuks, mis mulle see õige on olnud. Et sa hakkad nagu iseennast paremini aru saama. Et ma arvan, et iseenda suhtes eeldamine, nagu, kus mõtlen, et mitte isegi teistest, vaid ma praegu mõtlen suhet iseendaga, et ma olen eeldanud, et ma tean, aga tegelikult ma ju ei tea. Ja mulle tundub, et see nagu iseenda keskmest läbi minemine on selline asi, mida mul on niisugune tunne, et seda enamus inimesed ei jõuagi vist teha. See tunne, et ikka nii valus ja paha peab hakkama, et sa nagu tuled sellest mingist kaitsemüürist välja. Aga eraelus, kui sa lähed näiteks uude suhtes, siis sa eeldad kogu aeg igasugu asju. Ja nagu kõik nagu need, kui sa ei tee neid asju kohe selgeks ja kohe keeldad, siis sa lihtsalt kaotad aega. Näiteks ka, et kui ma mõtlen, ma lõpuks kirjutasin üles, ma ei tea, et see on nalja, aga ma kirjutasin üles 72 punkti, mida ma siis oma päris mehelt ootan. Ja see tuli tegelikult kõik läbi valede eelduste varasematest suhetest. Ja see mees, kellega ma täna koos olen, see on ainus mees, kes pole seda 72 punkti näinud. Kõik eelnevad on. Aga okei, see on ajaga nagu kasvanud ka, et ei olegi saanud kogu aeg 72 olla. Ja 72 ei ole mingit põhjust, see lihtsalt tuli 72. Ja olidki, et mul on ju mingi eeldus, et aga tema on ju samamoodi kasvatatud nagu mina ju. Et mul on ju terve elu niimoodi harjunud, et mees peab niimoodi käituma ja mina naisena pean nii olema. Et mina nii olen, siis tema teab, et ta peab nii olema. Ei, ta ei tea seda. Või kuidas ma midagi ootan, eeldan, ma ei tea, koduski, kuidas nõud peavad olema pandud või mingid, ma ei tea, näiteks hull teema minuga on see, et ma eeldan, et kuidas pesud peavad olema kuivama pandud, et kuidas sokid peavad pesukõrvis olema, on ju. Kuidas, ma räägin nagu täitsa, et uksed ei tohi kodus lahti olla, ma mõtlen, mingid ei tohi nagu jääda, et kapi uksed ei või lahti olla, on ju, või et tema paneb selle kinni. Et kogu aeg sellised asjad ja kunagi mul oli kogu aeg see, et mida rohkem ma nagu mõtlesin, et mis ma sellest asjast ikka räägin. Et see läheb ise. Tegelikult ei lähe. Ja lõpuks nagu kõik need nagu eeldused ja siis, kui tuleb veel lapse sünd, siis lähevad need eeldused veel hullemaks, aga siis sa ei suuda ennast enam kinni hoida, sest sa oled nii nagu selle asja sees ja sul on kas abi vaja või sa pead oma suu lahti tegema, mis on. Ja kui sa hoiad neid eelduseid nagu kinni enda, siis lõpuks on sul juba see ahastuse hetk, vaata, sest ala karikas saab täis, nüüd on karikas täis, et sealt ja siis ma tundsin ühel hetkel, et need nagu eeldused, millest ma ei rääkinud, siis ma pidin hakkama mõistma, et miks see niimoodi on. Siis tuleb uus suhe, on teistsugused eeldused, ja siis tuleb mul on 5 suhet olnud siis ennem Kaarlit ja ma mõtlen niisugused kooselud, Ja siis ma sain nagu, igal pool olid tegelikult eelduste teemad ja siis ma tundsin, et ma pean olema pikka aega üksinda, et aru saada iseendast, kes ma siis ise selline üldse nagu olen, et miks mul kõik nii tuksi läinud on ja miks ma ei tunne nagu rahulduse tunnet, vaata, et mul nagu kogu aeg on rahulolematus sees, kogu aeg on. Ja ma olingi põhimõtteliselt 4 aastat üksinda. Ja siis ma tegingi enda sees otsus, et ma vaatangi see enda sisse, et ma ei eelda enam mingisuguseid asju,
aga ma vaatan otse endale sisse ja väga vastik on olla üksi, sest sa oled harjunud olema kogu aeg koos kellegagi. Ja siis ma sain aru, et väga paljud suhted olid mul ju sellepärast, et lihtsalt peab olema ju keegi. Ja et see on nagu harjumus. Ja siis ma tahtsin seda head harjumust, et üksi on hea olla, et ma naudin seda iseendaga olemist, vaata. Ja kui ma sain aru, täna näiteks, kui ma räägin perest, on ju, siis meil on väga konkreetne reegel, meil on pühapäevati perekoosolekud, kus me nädala jooksul kogume kõik oma eeldused kokku või asjad, kõik korjavad, laps ka. Ja pühapäeval meil on siis see koht, kus kõik saavad kõigile välja öelda, mis siis närvidele käib, vaata. Mis seal on, et kõik on kas teil on selleks mingi kõnelemisstruktuur ka või mingi järjekord või midagi või et mismoodi siis see nii-öelda see ämbri tühjaks valamine käib selle laua taga? See ongi, vaata, esiteks ta on lahtunud selleks ajaks, vaata, sest et meil on siis nagu märkmik. No mina olen selle saanud sellest GTD-st, Getting Things Done'ist, sealt ma nagu õppisin seda süsteemi ja siis ongi niimoodi, et vahest mõni pühapäev või ära ka mingi sünnipäev või asi või mis iganes ees on ju. Aga me oleme kirjutanud seda, sest vaata, kui sul on mingi asi ärritab, mõtlen otse välja, mulle käib hullult närvidele, kui pesukorvi pannakse need sokid valepidi, vaata, et nad on nagu paupidi, sokk peab õiget pidi olema, see praht, mis seal sokki on tulnud, see peab enne ära võetud olema. Ikka jõuavad valed sokid sinna. Mis ma teen? Ma lähen kirjutan oma märkmiku ja kirjutan selle üles, et jälle sokid. Aga saad aru, kui ma saan selle juba välja kirjutada, mul hakkab kerge. Ja kui see pühapäev on, siis ongi see, et vaata, sul ei ole enam nagu seda, sul jälle sokid valesti, vaata, et sul on nagu pühapäeval igal, nagu kõigil on oma kord rääkida ja kõik siis perest tulevad oma nende märkmiku lehtedega ja siis me oleme kõik valmis, aga me räägime ka, mis on hästi ja mis on ka nagu, mis ei ole nii hästi, sokid näiteks. Mõtled, et see sokid heideb igal pool ka, mulle ka mingites videodes ongi, et kui sa said kokku ja olid armunud, siis need sokid võisid vedeleda igal pool. Ja nüüd, kui sa juba natukene rohkem oled koos elanud, siis hakkab pihta, kes need sokid sinna pani, kus see sinna sai, miks see sinna ei lähe. Ehk et jah, et mingid asjad ajas kuidagi ja need sokinaljad on aegumatud. See on nagu põhiline, vaata, et ma saan aru, et igal ajal oma, aga mulle on just oluline, kuidas ta seal pesukorvis on. See on mulle tähtis, on ju. Ja see on nii lahe, vaata, kui see on nagu maha jahtunud see. Siis ma võtan esiteks ise kriitikat väga hästi vastu. Üliäge on see, et ma isegi ootan seda, sest minu kriitika, mida mina nagu sain vastu, olid need kapiuksed, sest mul on komme jätta kapiuksi igal pool lahti. Ja samamoodi näiteks käekott ma jätan kogu aeg lukku lahti või mingid asjad mul jäävad lahti ja siis ma sain ka nagu, ma vaatasin, ja ma ei olnud tähele pannud enda pool seda. Aga mis sinu sees on ajaga muutunud, et sa suudad kriitikat võtta vastu kergusega, et sa ei lähe vaata kaitsesse või rünnakusse, vaid et kus kohast on pärit sinu see kergus? See on ülihea küsimus. See kerguse asi, see on muidugi iseendaga töö olnud, sest kunagi mul kallale, mis ütled mulle, vaata. Aga nüüd ma arvan, et see on tulnud, ma ei ole tegelikult selle peale niimoodi nagu ekstra mõelnud, aga ma olen saanud tagasisideks seda ka varasemalt, et ma võtan hästi kriitikat vastu. Ma arvan, asi on selles, et ma ühel hetkel tundsin, kui äge asi on kriitika. Sellepärast, et kui inimene tuleb mulle kriitikat andma, siis tegelikult ta tahab mind aidata. Sest õige sõber ütleb ju nii, nagu asjad on. Aga see, kes ei taha, et sul hästi läheb, ei ütle, sest vaata, kui ma saan endast selle asja ära parandada, siis mul läheb järgmisena hästi, on ju. Ja ühel hetkel ma sain aru, ma tean, kus see tuli. Nüüd mul tuli see heureka, see efekt tuli praegu. See oli niimoodi, et ma mäletan, vaata, mingi hetk mul ju hästi palju meeskond kogu aeg kasvas, on ju. Kogu aeg kasvas. Ja siis ma tegelikult hullult ootsin, et inimesed ütleksid mulle nagu mingeid asju, mis ma ei tee õigesti, aga inimesed ei julenud mulle mitte midagi öelda. Ja tõenäoliselt oli sellepärast, et ma kas paissin autoriteedina või mis iganes seal võis olla, aga mulle ei öeldud asju. Aga ma vajasin seda, sest ma sain ise ka aru, et ma teen midagi valesti. Asjad ei lähe nii, on ju. Ja siis ma mäletan, kui oligi inimene, kes või nagu
et ma tundsin sellest puudust, sest ma nii väga tahtsin, sest see oli see koht, kus ma sain aru, et ma vajan, palun öelge mul, isegi mu mentor ei julenud mulle öelda, mis on kõige hullem. Isegi mu mentor ei julenud mulle ausalt öelda mingeid asju. Ja mingi aeg oli see, aga mina ootasin seda. Ja siis ühel hetkel, kui ma kaotasin kõik, siis ma sain aru sellest, et kõik muu, mis ma ilmselt vaata minu sees käis ka siuke nagu latakas seest läbi mingi energeetiline muudatus ja nii edasi, siis pigem ma alustasin suhteid juba teistmoodi. Ja mul oli nagu vaata see sees, et ma tahan, mul oli vaata see valus kogemus, et mul ei öeldud, sest ma nii vajasin seda, sest vaata juhina ühel hetkel, kui sul ongi, siis sa, ma ei tea, kas on mingeid muid eluvaldkondi veel, kus sa tegelikult nagu, ma ei tea, vaata spetsialistina ma ei tundnud seda kunagi. Ma ei tundnud seda vajadust, vaata. Aga juhina küll. Ja siis, kui ma hakkasin nägema, hakkasingi küsima inimeste käest ise konkreetselt, palun anna mulle ja ma seletasin lahti, et palun räägi minuga ausalt, ma tahan päriselt teada, mida ma teen halvasti nagu. Et ausalt sa aitad mul areneda ja siis hakkasid inimesed rääkima. Aga mitte kõik, sest enamus inimesed ei julge anda negatiivset tagasisidet. Enamus ei julge. Näiteks ka vaata see, kui sa paludki kelleltki abi teha mingisugust tegevust ja tuleb mingisugune üleüldine selline tagasiside, eks? Et et ei taha teha koostööd või vormindatakse mingisugune kaunis kantseliitne lause, millest tegelikult ei saa mitte midagi aru, eks? Et kui palju see tegelikult tekitab segadust? Meeletult. Ja ongi, et see, ma näen, et inimeste puhul, kes inimesed ei julge olla autentsed, ma näen seda. Minul küll, kui mulle midagi ei meeldi, siis see inimene saab sust kindlasti teada, et mulle see asi ei meeldi. Ei jää kaheti mõistmiseid. Ja kui mulle midagi väga meeldib, siis sellest saab ka rahvast teada või üldse inimene, et mulle see väga meeldib, on ju. Või et vaata julgeks öelda, mis on selle taga näiteks. Jah, et seletaks lahti. Või miks praegu ei taha või mis on mingid tingimused või kriteeriumid või et mis ma tunnen, et on veel puudu, et ma tahaksin sinuga mingisugust asja koos teha või et jäetakse vaata nii palju väärtuslikku millegi pärast rääkimata. Mis sa arvad, millest see võib tulla, et inimesed annavad selliseid üsna pealiskaudseid vastuseid mingitele ebamugavatele teemadele, kus võib-olla ei julge ei öelda või aus olla või kus see tuleb või mis seal võiks olla? Vaata, sa oled ärimaailmas ka päris palju läbi käinud eri kihte. On. Ma arvan, et see tuleb inimese iseenda nagu hästi lihtne aus vastus on see, et inimene ei ole iseendaga kooskõlas. Sest kui inimene ei ole iseendaga kooskõlas, siis mida ma olen tähele pannud, inimesed ei saa oma tunnetest, oma emotsioonidest, asjadest aru. Nad ei oska ennast väljendada. Ja siis antaksegi selliseid ebamääraseid vastuseid, on ju, et ma näen ja ma pean ütlema, et ma ise olin ka kunagi samasugune, et ma ei julenud, sest mul oli hirm suhet nagu ära rikkuda ja ma ei tahtnud või mul oli nagu, et lihtsam oli kuidagi nagu ära vingerdada, aga samas sa ei mõtle selle peale, mis mulje sa sellega enda eest jätad, sest et see energia on alati tajutav ja tunda, on ju. Aga täna ma saan sest väga hästi aru, ma ei olnud lihtsalt iseendaga kooskõlas, ma ei tea ise, mida ma tahan. Ma ei saa sellest aru, mulle meeldib öelda, et su keha ja hing ei tööta korrelatsioonis. Ja kui nad on nagu laiali, siis sealt see nagu ongi, sest samas sa kohe tunned ära, kui inimene on hästi autentne, siis ta ütlebki ja kusjuures palju suurem austus jääb inimesele, kui ta ütleb, tead, ma täna ei taha suga koostööd teha, sellepärast, et võt, täna mul on selline asi ja sina oled täna selles kohas, on ju, ma ei taha täna teha sinuga koostööd. Mul tekib meelet austust, ütleb mulle ausalt. Mõtled olla aus, eks? Ja mitte ei ole see, et kui ta näiteks ütlebki, et tead, sa oled sellises valdkonnas, sellises asjad, mind lihtsalt ei huvita see teema, mida sa teed. Ausalt, lase edasi, aga mind ei huvitavat. Aga ma ei taha teha praegu. Aga mis tunne minul jääb on see, et ta oli nii aus. Ma tulevikus proovin uuesti, et mul on nagu hoopis austus, on ju, versus see mingi uina, siis ta tegelikult võtab ju kõik võimalused ära, et ma taga 5 aasta pärast näiteks uuesti ühendust võtan. Ja sa ei ole aru saanud, mida ta tegelikult mõtles selle enda väljenduse tagal, kui ta milleski loobus või millekski nii-öelda siis
nõustuseks. Ja kas siin võib olla ka see, et tegelikult inimeste eluetapid on nii erinevad. Sa mäletad, kui meil sinuga aastaid tagasi mingi väike selline vahva happening oli, mäletan väga hästi. Et kus sul oligi töö, eneserealisatsioon, mul juba oli laps, et kuidas ongi ka see vajaduste tajumise erinevuseks ja teise osapoole mõistmine, mõtestamine, eks, et kas siin võivad olla mõnikord ka kuidagi erinevad elufaasid, mis kuidagi panevad eeldama või pettuma või midagi sellist, või ei ole nii fookuses tunnelnägemises oma asjas, et ma ei näe teist maailma üldse või kuidas sa selles kohas mõtled? Ja ma olen nii nõus ja ma mäletan, meie Kristi sinuga oleme ka minu meelest nagu nii võimsaid ja ägedaid faase üle elanud. Et ja oleme elus. Jah, me oleme elus ja ma näen seda, et me oleme olnud nagu mõlemad nii erinevates kohtades, aga samas me oleme kogu aeg ülihästi nagu kuidagi ära žonglöörinud nende asjadega või minu meelest me mõistame teineteist, et vahest ei ole see kohanud, aga see tuleb pärast hiljem, on ju. Aga fakt on see, et see mõistus tuleb sinna taha, on ju. Aga vastates nendele faasidele, siis ma näen iseenda puhul ka just seda, et mul on olnud enamus oma elust, mul on olnud tunnelnägemises. Olen täiesti aus. See tunnelnägemine hakkas ära kaduma umbes paar aastat tagasi, siis ta hakkas nagu ära kaduma, sest lihtsalt elu õpetab sellest ja täna on, kui ma kunagi võtsin inimesi nagu, kui mina mõtlen nii, siis tema mõtleb ka nii, on ju. Siis täna ma ei mõtle enam ammu niimoodi. Kuna ma saan ise aru, kui erinevates faasides ma olen olnud. Mul on olnud terve elu karjerist, on ju. Täna ma pohhu eest mõtlen. Kui võib nii pidi öelda. Öeldi nii tore, et enne oli kannapööre, siis ta võttis palju kanu, enne oli kanapööre, on ju. Umbes sama, on ju. Et kuidas sa teed selliseid muutusi? Et enne on, ja kui sa tõesti tahad hullult karjääri teha, siis võtta oma hinge, vaata. Mõtlengi tõesti, tahad hullu panna, tahad äri teha, tahad, ma ei tea, mis tegelema hingega, see on kõige parem asi, on ju. Ja need faasid, mis siis juhtub, kui sa sinna hinge tasandile jõuad, siis hakkad mõistma nagu, ma saan ülihästi inimestest aru, mul võivad igast sulelised, karvalised ümberringi olla üldse, kes pole ka minu inimesed, ma ikka saan neist aru, nad on ikka mulle toredad. Siis ma saan aru neist. Siis ma saan aru, tema on seal faasis. Tema on siin faasis, aga tema on seal ülipõnev ja mulle meeldib selle faasiga toimetada, vaata, mis seal faasis on. Ja samal ajal mulle meeldib ka iseennast vaadata, täna ma olen siin faasis. Ja mis juhtub? Ütleb see, et suhted on kõik palju ilusamad. Hing on rahul, elu on lill, raha on ka rohkem, on ju. Kõik asjad nagu, sul on nagu see hinge rahu, vaata, sest tegelikult ma olen võib-olla selliseks natuke nagu spirituaalseks läinud. Hindad ennast ja hindad ka teisi ja ei pane selliseid ebamõistlikke selliseid silte, jätad ära selle sildistamise või et vaata nagu mõnikord ka valitakse, et keda ma kutsun oma seltskonda ja keda ma siis ei kutsu. Loomulikult meil on õigus valida, aga mõnikord ongi vaja või isegi selline huvitav mõte kutsuda neid, kelle suhtes lihtsalt uudishimulik, vaata, et saaks ise õppida ja areneda. Just Akeleedo ütles ka nii kihtisti, et igasugune eeldamine ja suhtlemisolukorrad on potentsiaal enesearenguks ja see inimene, kes väldib kõiki neid olukordi, siis tegelikult ta justkui ei taha tegeleda enesearenguga. Tal oli see sama asi. Mul elukaaslane on hästi selline mega paindlik inimene. Ta suudab imelisel tasandil suhelda ehitusmehega, kes tuleb pläruambus, ütleb, et kas ma lõuna ajal, ma ei tea, õlle võin teha, eks, et pärast lähen kuskile kõrvalmajja magama ja ta suudab seda tolereerida ja mina olin see vastuvõetamatu, see õudne, selliseid inimesi ma oma ellu ei taha, eks. Ja mida siis ütles mu elukaaslane? Kuule, aga see niipidi ei ole mõelnud, et sellel samal inimesel, kes siis on selline, nagu ta on mõnikord tal sellised oskused ja teadmised, mis on sulle mingis eluetapis või mingis tegevuses ülivajalikud ja sul on kasulik omada häid suhteid
erinevate inimestega seetõttu, eks. Et olla see tolereeriv pool ja samas valida tõesti, keda ma siis kutsun, keda ma ei kutsu. Ehk et kelle osas ma tahan veel uudishimulik olla, et iseenda eri aspekte uurida, eks. Jumal äge. 100% sellega nõus. Mina pigem armastan hästi erinevaid inimesi. Täna ma tõesti ütlen, mul selles suhtes see nagu, seal on suur vahe, kellega sa oled seltskonnas, kellega sa õpid olema nagu juurde ja kellega sa naudid koos olemist, on ju. Et paraku neid inimesi, see sinu kaasa näide on the best, on ju, selles suhtes, et täna ka mulle reaalselt minule isiklikult täiesti reaalselt meeldivad täiesti erinevad inimesed, nagu totaalselt erinevad. Kunagi muidugi vaatasid ka nagu endaga sarnaseid võib-olla, on ju. Aga mida see sarnasus sulle annab? Sul on mugavustsoon ju. No just, et hoiangi kogu aeg kõiki neid kõige edukamaid, aga miks, et kas siis kogu aeg viljeleda, proovida seda viljeleda, et olla ruumis kõige lollim, on ju, et justkui õpin teistelt kogu aeg juurde. Ja see on nagu see selline nagu saamise pealt, eks. Või et on vaja midagi näidata või midagi versus, et ma chillin ja naudin ja uurin ja puurin mingisuguseid selliseid huvitavaid elutahke, kuidas ka saab, on ju. Näiteks see hea näide, mis mulle nii meeldib öelda, et ikka see, et annan nii palju, kui saan nii palju ja vaata seda, sellest ma olen nagu, selles suhtes ma ei olegi kunagi, ma arvan, väga selline olnud, vaata, nagu selles suhtes ma ei ole, et ma olen alati kõiki, ma ei ole kunagi olnud see, et ma sinuga ei suhtle. Sükst asja mul pole mitte kunagi olnud, seda ma julgen küll öelda. Aga minuga on küll sükseid olukordi palju elus olnud, et ma ei suhtle suga, sest ta pole veel seal ja siis, kui ma järsku saan selleks kellekski, kas ma siis tahan taga suhelda, ei taha, sest ma mäletan, kuidas ta minuga suhtles, ja see on ju paljudel inimestel nii. Ja teisalt, nagu, mis mulle endale nii nagu meeldib veel inimeste puhul just selle nagu jah, et see, kuhu sina annad, ma kunagi eeldasin hästi palju seda, et kui ma talle annan, siis ta tahab mulle kindlasti mingi aeg kunagi tagasi anda. See oli minu eeldus kunagi. Toon hea näite mu isiklikust elust. Kui mina vaatasin kogu aeg oma õdede lapsi, siis ma eeldasin, et kui mul ka lapsed on, siis nemad hakkavad ka minu lapsi vaatama. Ei hakka. See on kõige lollim eeldus, mis mul elus olnud on. Ehk, kuidas anda ootamata vastu, et sa annad hingest ja südamest ja heast tahtest ja pärast siis teadlikult ei pettu, kui sa vastu ei saa. Just. Täna mõtlen, ma võin täiesti käe südamele panna. Kui ma annan kellelegi, ma ei oota sealt vastu. Et on see siis mingid teadmised või oskused või whatever, mis mul on parasjagu on ju, aga et ma ei oota. Sellepärast, et minu meelest anda peab ka oskama selles suhtes, kui sa ainult kogu aeg annad, siis pead kuskilt midagi saama ka, et nagu see andmise ja võtmise seadus peab paigas olema. Aga ma näen seda, et minu meelest kõige suurem rõõm on andmisrõõm. Mina isiklikult, minu jaoks on see kõige suurem rõõm. Ma päriselt naudin, kui ma saan midagi kellegi jaoks ära teha, näiteks kas või see intervjuu, äkki ma suudan kellegi elus midagi, äkki ma suudan ühte inimest kuidagi aidata selle intervjuuga, on ju. Ja minule vastutasuks küll see universum teab küll ta mulle selles, et see võib tulla mul hoopis X kohast tagasi ja tuleb ka tagasi. Alati tuleb teisest kohast, et mul läks väga kaua aega, et sellest aru saada. Sellega ma olen nii nõus. Ehk, et kuidas saavutadagi see mõnus humbleness iseenda sees. Et mulle ka hästi meeldibki, et alati, kui ma ongi siin kombatredi poistega suhtlen või ongi, et Priidugagi teeme ka varsti intervjuu, eks ka, et kuidas, kuule, ma olen praegu küll rannas, aga igal juhul teeme. Ma olen igal juhul valmis andma panuse vaata sellesse teemasse ja et teen, mis ma saan, puhkan ära ja annan märku, eks. Ehk, et jälle ongi see humbleness luua head, et see on nii kihvt, eks ja versus valida kogu aeg, et kuhu ma tahan millisesse raamatusse panna oma sõnu, millisesse mitte, eks ju. Loomulikult endiselt jätame selle kohe, et on õigus valida, loomulikult seal ei ole mitte midagi halba, eks ju. Aga et kaaludagi, et mille pealt ma jätan seda nagu tegemata, et kas mul on
kuskil jäänud midagi siis saamata või ma ei tea, mingi maine küsimus kuidagi või et noh, väga huvitav selline lai perspektiivne selline küsimus on siin. Ja ma olen meil on vaat selles suhtes nii lahe, et mõlemal on nagu raamatu case ja me oleme sarnaste inimeste käest küsin nii lahe. Ma ka Priidu käest küsisin ja Priit ütles ka, ma puhkan ära ja siis räägime, vaata. Nii armas minu meelest. Ja, no et ongi, et vaata, et üks inimene, kes siis ongi igasse suunda selline autentne, eks ju, praegu küll positiivses võtmes, et ta leiab aega, samas mingile võib-olla tuleviku asjale ta võib öelda, et kuule, et ma praegu selle siis ausaleda, eks. Aga et jälle, et vaata tõesti, et kutsud ei eeldagi seda positiivset vastust, aga vähemalt eeldad või tahaks oodata südames seda ausat vastust, on ju. Et ei jääks sinna vaata tõlgendamise ruumi, et need tõlgendamised on minu arust ka üks selline suur eeldamise koht, et Ketlin, kas sina oled midagi kuskil kunagi tõlgendanud, ma ei tea, mingit sõnumit endale sellised, et sa oledki eeldanud midagi, kus pärast on läinud kas midagi hästi või halvasti? Need tõlgendamise meeletu hulk olnud. Näiteks, ja seda on isiklikus elus kui tööalaselt, et seal, kus inimesed on. Et ei ole seal, kus inimesed on, on ju. Ja tõlgendamistega näiteks hästi tihti ma olen seda, mul endal jälle küll äripartnerluses, vaat inimesed mõtlevad, üks mõtleb, ma ei tea, kuidas ta mingit raha kasutaks, teine mõtleb, kuidas ta turundust teeks, ja kui sa neid asju nagu läbi räägi, üks hakkab nagu omas suunas minema, siis teine vaatab, mida sa teed, on ju, kui asjad pole läbi räägitud, juba ongi konflikt olemas, on ju. Või näiteks kodustes tingimustes, et kui ei ole, ma ei tea, päevaplaan läbi arutatud, on ju, siis see möödarääkimine on nagu nii kerge tulema, et ma mõtlesin, et sa tood lapse ära, ma mõtlesin, et sina tood lapse ära, vaata, on ju. Et see tundus mulle nii loomulik, et sina oled ju seal, sa oled lähemal ja tood ju ära, vaata, on ju. Et samal ajal nagu teine mõtleb hoopis midagi muud. Et see tõlgendamise teema on nii nagu või puhkustele minekud, ma mõtlen praegu nagu varasemalt töökollektiivis ka, et kui ma olen midagi tõlgendanud inimeste osas, et ta teeb selle ära, vaata. Või et mina tõlgendan seda, et kui mina olen puhkusel, siis tema teeb selle asja ära. Ta tuleb selle peale ise, näeb, et see on ju loogiline, eks. Jah, et ta saab aru, et elementaarne mõtlemine on ju. Tema arust on elementaarne, et kui sa tagasi tuled, sa teed selle ise ära, vaata, on ju. Mis siis, et tema saab palka selle töö eest, on ju. Et see peaks tehtud olema. Et neid tõlgendamisi asju on, neid on meeletu hulk. Ja seal ma näengi, et seda tõlgendamist oleks vähe, siis ongi see, et tea, mida sa tahad ja hästi palju peaks suhtlust olema inimestel oma vahel. Mulle endale tundub niimoodi, sest me iga päev minu meelest me tõlgendame sisuliselt iga minut. Ei no just, ja seda enam, kas siin võiks olla ka siis selline justkui siis sõnum, et kui sa ennast väljendad, proovi olla võimalikult täpne. Mul näiteks oli just praegu selline juhus, et vastutan ühe tiimi eest ja panin kõik failid ilusasti chati ära ja siis üks inimene küsib, et kuule, et kasutajatunnuseks, et kus ma selle saan. Ma ütlesin, seal ülemises failis ju. Nii, siis ta küsib, et milline siis, et pidi ju tiimi juhi käest küsima. Siis ma ütlesin, et see seal vali siis lõpuks ise, eks see 1/5, eks mida sa võtad. Ehk et kui oluline ongi see, et kas mina siis vastajana aeglustan hokka nii-öelda kasutajatunnuse, et kas ma vastangi talle niipidi, et kuule, et vaata sellest dokumendist, seal on 5 varianti kasutajatunnustest, et vali sealt 1 versus siis ongi see, et ma eeldan, et vaata dokumendist, tema eeldab, et ma ütlen juba milline 5, eks ju, tuleb valida, juba on mööda rääkimine, juba on segaduseks. Juba korras. Just, et kui oluline on aeglustada, mõtestada, mida inimene küsib ja mida ma talle nüüd täpselt näiteks vastama hakkan, eks. Või et kuidas ma küsin niimoodi, et teine saaks võimalikult täpselt aru, mida ma tahan, et see oleks palju detaile toodud, eks. Jah, ja nii detailid, aga detailidest ju hakkabki see asi reaalselt pihta, on ju. Et nagu, mõtlengi, et vaat sa tood nii ägedaid nagu päris detaile, on ju.
ja no mõtlengi, et siin ei pea ju olema absoluutselt see suhtlus ja see tõlgendamine ja see eeldamine, et kui me rohkem, vaata on hästi kinniseid inimesi, nad ei väljenda ennast. Aga nad ei saa aru, et nad teevad endale sellega liiga, kui sa ei väljenda täpselt oma soovi ja täpselt oma mõtet, sest teine inimene ju ei saa aru, mida sina tahad. Näiteks ma toon näite, väga konkreetse näite, kus ma olen pidanud oma koduseid inimesi reaalselt koolitama samm-sammult, et nad saaksid aru, mida ma tunnen mingid tegevusi tehes tööl ja kuidas nemad saavad mind toetada, et mul oleks paremini. Näiteks mingisugused esinemised tulevad. Aga tihti me ei oska ennast ju nagu, me ei saa ise ka aru, mis meid ees ootamas on, siis sa ei oska teist inimest ka koolitada. Ja näiteks ma olen öelnud, et kui mul on esinemine, mul on tulemas, siis ma olen natuke teises meeleolus. Siis ma tõesti palun, et sa aitad mulle, ma ei tea, söögi ära teha, et sa ei too tund aega enne esinemist mulle halbu uudiseid. Kui sul on halb uudis ja kui sul see praegu on ka, siis palun räägi sellest, las ma käin esinemas ära ja kui see kannatab, räägi palun järgmisel päeval. Ja siis ma seletan lahti, et kui on esinemise päev, siis mul on mitu tundi ennem vaja sellist aega ja pärast esinemist on vaja sellist aega. Ja siis, mis ma teen, kuidas ma täna käitun, ongi see, et ma käin kõik inimesed ükshaaval läbi, selgitan lahti oma tunded, tema tunded, kui see on. Ja see võtab hästi palju aega. Aga see tulemus, kuidas mina saan õnnestuda tänu nende toetusele, on ju, et siis mul ongi ilusti on, ma ei tea, mingi lemmiktoit valmis või tehakse mulle mingi äge jook tuuakse, on ju, või me tähistame hästi palju asju, on ju, siis, et siis ma saan paremini õnnestuda, aga nemad ei tea ju, kuidas aidata mul õnnestuda. Ma pean ise selle ära selgitama. Ja ma reaalselt, miks meil ongi nii palju perekoosolekuid ja mingid muid asju, sest me vanas keeles ma oleks öelnud, et see on nämmutamine, et see on nagu nämmutamine kogu aeg lased. Aga täna on see, et ma tunnen, et seda, mida rohkem sa seda nämmutamist teed, seda rohkem me ju üksteist nagu tundma õpime ja siis lõpuks läheb ta nagu kellavärk, pead vähem rääkima, asjad ise liiguvad. Ehk et põhimõtteliselt õpetad teisi inimesi iseennast nagu hästi kasutama. Jah, just, enda manuaali võtad või see manuaali võtad lahti ja hakkad neile ette lugema. Nii, punkt 1 on nii, eks. Ja mõtle, kui palju tegelikult inimesed võikski teha iseenda kohta kasutusjuhendi. Kui nad iseennast tunnevad, näiteks mul oli ka nõustamisel üks inimene, kes ütlebki, et no täitsa õudne, ma tunnen ennast kuidagi nii laisana ja kuidagi nii mugav ja siis me natuke analüüsisime tema neid asju ja tegelikult tuligi välja, et ta on inimtüüp pigem, kellel ongi hästi kiiresti oskus reageerida, kähku asjad ära teha. Kui asjad lähevad viimasele sekundile, ta igal juhul teeb need asjad ära, ta mitte kedagi kunagi üle ei lase, aga mis on see jama asi? Tal on see tudengisündroom, ta lükkab kõik asjad viimasele sekundile. Ja siis mõtlesin, et Paul Vahur, selline äge mees, õpetab efektiivsust ja tema on ka öelnud, mida minagi kasutan, kõik, mida saad teha 2 minuti seest, tee kohe ära, et ei kuhjuks. Ehk et see näiteks võib olla sinu enese kasutusjuhend, et sa tead, et sul see kalduvus on, siis sa tead, et sa väike asi teha, kähku email ära saata, ei ole võib-olla nii süva asi, teen ära, sest muidu kuhjub. Või et naine kodus pettub, kui ma ei vii teda kohvikusse või loomaaeda või restorani kuskile või reisile. Et ma tean, et ma bronnin nüüd iga laupäeva õhtul bronnin meile midagi näiteks ära, teen selle ära, sest ma tean, muidu naine jälle pettub, siis ta mind ei usalda, siis tal on kogu aeg ebarahulolu selline usikene sees ja ükskõik, mida ma ei tee, siis tal alati on võimalus justkui nagu mingisugune selline negatiivne toon juurde keerata igale vestlusele, sest tema sees on tohutu pettumus. Ega te õpidki ise ennast kasutama, tead, kuidas sina toimid ja mida sa pead siis tegema selleks, et sa ise saaksid rahulolus olla ja sinu ümbritsevad inimesed saaksid rahulolus olla. See mõte mulle nii meeldib, et tegelikult iga inimene võiks teha endast kasutusjuhendidest. See on nagu nii, ja see muu pool, see nõuab endaga tegutsemist. Et sa saadki aru, eks, kes sul sealt peeglist vastu vaatab, mis mul ka ükskord oli nii kihvt asi, ma ütlesin, et kui sa peeglisse vaatad, siis mida sa sealt peeglist näed? Siis inimene vastas, mitte iseennast.
ehk et see ongi see, et ma ei tunnegi ennast. Ütleski et ma ei tunnegi ennast, et sealt ei vaata mina vastu, et seal on mingisugune tühi, mingi kest vaatab vastu, onju. Ma ütlesin, no nii, aga no väga hea, aga imeline võimalus. Meil on valge paber, hakkame looma, onju, mis sa tahad, mis seal pildis oleks, onju, mis sul sealt vastu vaataks. Nii et kui põnev on see iseenda tundmaõppimise teekond, eks. Teavad, mul selline kogemus täiesti puudub, onju, et kui ongi nagu niimoodi, et vaatad ja sa vaatadki peeglisse ja sa näed tühjust. See tundub jah, selline väga nagu jah, ma ei oskagi seda õiget sõna öelda, aga siis jah, sa polegi endasse vaadanud sellisel juhul. Mulle tundub niimoodi. Ja see on vaata aus märkamine, eks. Väga aus ja peabki olema, sest kuidas sa saad üldse ehitama hakata, kui sa ju ei tea, onju. Ja siis eeldadki kogu aeg kõige pealt, selle pealt, mis sul lihtsalt hetkedel üles tuleb või mida sa tänases kontekstis usud, onju. Et jah, et selles mõttes väga äge. Ikka väga jah, väga nagu väga äge ja arvestades sinu tööd täna, mida sa sealt kõike näed inimestuses, siis see tundub mulle ka ikka hästi võimas, mis kogemused nagu mida sa seal näed, mis seal hingepõhjades toimub, vaata. No vaata, hästi palju on ka eeldamist, et miks ma seda raamatut otsustasin ikkagi hakata kirjutama, et ma näengi, et enamik paarisuhted, suhted lapse ja vanema vahel lähevadki puhtalt eeldamise pärast halvasti. Just nende lapsepõlve nii-öelda haavade pärast, et ongi projitseeritakse enda haavad kas lapse peale, kaaslase peale, et kui lapsel on lähedusest olnud puudus, nüüd ta ootab, et kaaslane kõike seda teeb, et ta tunneks, et ta on oluline ja tähtis, saamata aru, et ta teenib oma seda sisemist haavatud last, mitte ei ole suureks kasvanud, eks, kes näeb, et see on tema üks pool ja siis on see tema teine pool, ehk et tema ja kaaslane, eks. Ehk et see tuleb nii lihtsasti. On ja see on, ja siis ma saan aru väga hästi, miks see nagu lähebki kokku, vaata see eeldamise pool, sest inimesed jah, suhetes jah, kestab rohkem lähedust, kestab vähem lähedust, see tuleb kuskilt. See peab tulema, aga tegelikult inimene peaks olema üksinda individuaalselt isendaga rahul ja peaks nagu toime tulema. No just, et kui palju mul on ka neid märke, et issand, ma saatsin sulle selle video või tekstisõnumi või selle nii-öelda mingisuguse info ja see ei vastanudki mulle, et ma saan aru, et see ei hooli must, jah. Selge. Järeldused on oma peas, juba läheb negatiivsus käima, eks. Saag läheb juba käima, aga tegelikult teine ei saanud aru, mis juhtus. Just, et mul on ju tööpäev näiteks, et ma mõtlesin, et ma pärast vastan, eks. Et see ei tähenda, et ma sind ei armasta. Räägime korra natukene sellisest juhtimise aspektist ka eeldamise kontekstis. Et mida sina oled, Ketlin, näinud, et mille kohta juhid kõige rohkem eeldavad? Kõige rohkem juhid eeldavad seda, see tuleb mul kiiresti see vastus. Kõige rohkem juhid eeldavad seda, et nende töötajad tahavad sama palju selle juhi eesmärki täita, kui see juht ise tahab. See on üks juhtide põhieeldus, nad üldse ei saa sellest aru, et inimesed tahavad ikka oma eesmärke tegelikult kõigepealt täita. Ja et kui ma olen juba ettevõtte loonud ja mul on siin juba visioon, siis kõik tahavad seda visiooni nagu täita täpselt sama palju kui mina ju, sest nad on ju siin. Nad on ju siin ettevõtted, sellepärast nad tahavadki seda teha, aga tegelikult üldse ei taha teha nagu. Et see on nagu üks asi, mida ma näen juhtidel, see kõige nagu suurem eeldus. Aga tark tegu oleks ikkagi aru saada, mida su inimesed tegelikult tahavad ja tihtipeale nad ise ka ei tea, mida nad tahavad, siis sa juhina peaksid just aitama aru saada, mida nad siis tahavad, et siis nende inimeste tahtmised ja sinu enda tahtmised kokku läheksid. Ma arvan, see on selline nagu üks ja põhiline, mida ma näen, näen nagu suures pildis juhtidel. Et ma tegin just alles, küsisin just juhtidelt, aga siis kui palju inimesed usaldavad sind, kas sa tead? Kas sa oled küsinud kunagi inimese käest, et kui suur tal on usk sinu firmasse, usk sinu juhtimisse, vaata. See oli mingi, tegelikult ma ei tea. See on, aga mis sa arvad, kas sa oled julge, mine küsi inimest käest, ma ei julge. Enamus ei julgegi, sest mõtle, mis sealt tagasi võib tulla.
mõtlemiskriitika sealt võib juhile tulla, ma pean võib-olla kõik ümber mängima terve oma elu vaata, et aga ma ei taha teha, ma pigem elan fassaadi taga. Selles illusioonis, mille ma olen loonud ja teen oma asju ja kujutan ette, et teised teevad ka neid asju ja siis me ajamegi need asjad korda kõik ja kõik on õnnelikud, kõik, kes siis saavad palgad ja kes muud tulemused ja. Palk ju tuleb, kõik, mis sa vingud siin, pank on ja kõik on, palk kõik on ju hästi, on ju. Aga tegelikult on ju see, et kui sa tahad päriselt juhtida nagu ja oma meeskonda nagu tõesti, et nad teeksid sul siis nii tööd, nagu sa eeldad, et nad tahaks või see midagi, et neid tulemusi, mida sa tahaks, on ju. Siis inimene ehitab alati endale. Iga inimene alateadlikult, isegi kui ta ei ole nagu teadlik nendest asjadest, siis alateadlikult alati inimene tegutseb enda suunas, on ju. Ja siis juhtide puhul ongi, ma näengi, et tegelikult see on ju jällegi taaskord eeldamine, on ju, et me eeldame, aga tegelikult kui sa viitsiksid selle eeldusega tegeleda, siis sa tooksid ju tegelikult iseendale paremad tulemused, et sa jõuad nendele inimestele lähemale, aga see on ju tohutu töö nende inimestega. Ma pean ju tegelema ja kõik hullem, ma pean tegelema endaga, sest ega inimene ei ava sulle, kui sa iseennast ei ava. Ei räägi nagu, et jah, see on tegelikult on see nagu päris hull teema selles suhtes, on see päris jõhker teema ja ääretult vajalik teema. Ma ise arvan, et paljud inimesed eeldavad ka sellepärast, et kui lõpetada eeldamine ja hakata päriselt tegutsema, siis see hirm on nii suur, mida ma elus kõike muutma pean hakkama. Ja sellepärast ma arvan, et väga paljud, see on nüüd minu eeldus. Ja eeldus selle või enda puhul ma tean seda, sest ma tean, et mul on ka elus neid olukordi olnud, et ma ei tahagi teada, sest kui ma saan teada, see on nii valus minu jaoks. Ei tule sellega toime. No tundub patoloogiline, et palju kindlam ja turvalisem on elada nii, nagu on alati siiamaani olnud, sest et ju nagu kas see oli see Henry Ford, kes ütles, et kui sa teed täna ja homme sama asja ja ootad ülehomme teistsugust tulemust, siis see on selline nii-öelda jaburuse olema, on ju. Hullumeelsus. Ei ole ju võimalik, et minu elu suurim kingitus on pankrot. Ja just nimelt sellepärast, et see andis mulle võimaluse vaadata ausalt peeglisse. See korjas vaata kõik mu vanad kihid ära. Mul ei olnud enam ühegi kihi taha peitu minna, vaata. Kas see ongi see, et justkui nagu elasidki nagu puupakk, nagu siin teraapiamaailmas ka öeldaksegi, et kui sul on nagu puupakk ja nüüd mitte sa ei vooli sellest inimest välja, vaid võtad selle inimese ümbert ära kõik selle, mis ei kuulu tema ümber või tema peale või tema kokku, eks, et sinna nendes osade juurde. Ja see oligi nagu, see tegelikult oli vabadus. See oli vabadus, et kuna ma ise ei suutnud seda otsust vastu võtta, siis elu lihtsalt tegi niimoodi, et see otsus võeti minu eest vastu, on ju. Ja elus on veel üks reegel, mida, kui ma tagantjärgi vaatan ka neid inimesi, kellega ma koos olin, on ju, ja vaatan neid inimesi, kellega ma täna koos olen, siis need vanad inimesed, kellega ma koos olin, need olidki minu moodi inimesed. Aga mina muutusin. Aga nende inimeste puhul, täna ma ei tea, vaata, kuidas nendega lood on, aga seal ongi nagu, et sa kui ma ettevõttes, sa tõmbad täpselt samasugust, nagu siis oled. Kõik on ühesugused. Tegelikult me oleme kõik ühesugused, sest et ettevõtte on alati ma juhi nägu, see on fakt. Ja need inimesed on nagu sarnased. Ja sel hetkel, kui sa teed endaga selle nagu töö ära, ehk siis ongi, et sa ei eelda enda mingisuguseid asju, sul on võimalus ju kõike nullist luua ja sul on võimalus peeglisse vaadata, see on võimalus, sest kõike vaata peeglisse. Nad ei julge, endiselt ei julge. Aga kui sa hakkad sinna peeglisse vaatama ja hakkad endaga selle kihtkihiga tegelema, siis hakkavad ka need eeldused ära kaduma, sest sa oled juba nii kõvasti peksa saanud, et see, ma ei viitsi enam eeldada, sest ma ei viitsi uuesti peksa, sest ma ei taha, et ei viitsi. Ainult eesti keeles on see sõna viitsi, vaata, tegelikult on, kas sa tahad või sa ei taha. Et siis minu puhul oli see, et mina võtsin otsuse vastu, et ma ei taha seda vana ketlinit. Ma saadan selle vana ketlini nüüd ära ja ma hakkan ehitama uut ketlinit, mitte uut ketlinit, vaid seda õiget ketlinit, kes ma tegelikult olen alati olnud, aga ma lihtsalt kadusin vahepeal ära. Ma kadusin ära.
sinna karjeristide hullude maailma, vaata, onju. Ja siis ma sain aru, et nüüd on, ja tead, mis kõige naljakam on, ma ei tea, kas see intervjuus sobib või mitte, aga ma igal juhul ütlen, on see, et siis, kui mult võeti ära see, mis ma arvasin, et mulle kõige tähtsam on see karjäär ja see äri ja kõik, siis mulle anti samal ajal see, millest ma olen tegelikult kõige rohkem unistanud. Armastus. Ja mul oli samal aastal 2, kõik elu kõige hullem asi ja elu kõige ilusam asi kõrvuti, aga saad aru, sai tekkida ruumi. Mul sai ruum tekkida sinna, et see armastus sai tulla. Mis tähendab seda, et armastus on ju kõige kõrgem sagedus, on ju. See hakkas sulatama mind siit seest, vaata. Sulatas, on ju. Tuli tegelikult see armastus tuli ennem kui pankrot tuli. Armastus tuligi tegelikult pankrotti tegema. Sest mul inimesed ümberringi, kuna ma nii muutusin, siis mul inimesed ümberringi, kes tööle, et kõik vaatasid, Ketlin on lolliks läinud. Järjest kõik vaatasid, keegi polnud harjunud, et Ketlinil on mingid hingeteemad ja mingi, mis seal on, juht on põrutada saanud, vaata. Lolliks läinud, on ju. Aga tegelikult, mis juhtus, ma hakkasin ju samm enda sisse vaatama. Ja mis ongi, kaovad ära eeldused. Aga vaata, nüüd olid inimestel eeldused, Ketlin on alati selline olnud. Ja järsku enam ei ole, on ju. Et nüüd on midagi nagu muutunud, on ju. Aga mina ei osanud ennast ka selgitada sel hetkel, sest ma ei saanud ise ka aru, mis minuga toimub. Et jah, taaskord jällegi eeldused ja täna jah, mida vähem ja kusjuures nii on, mida rohkem räägid, mida vähem eeldad, seda paremad tulemused sul on elus ehk siis sinu hinges. Mida me ise viimased aastaeg inimestel hästi palju teen või soovin on hingerahu. Sest minu meelest ei ole ilusamat asja elus kui hingerahu. Täitsa tõsiselt mõtlen kohe. No just, ma selles mõttes tean väga selgelt, millest sa räägid, et kui mina siin kuskil 2 aastat tagasi oma selle hingerahu sain, siis kogu maailm läks nagu lahti. Kõik on võimalik, ma saan valida, mida iganes ma tahan, sest ma üldiselt tunnen ennast, ma suudan ei öelda, ma suudan ja öelda, ma saan aru, kas ma selles paari suhtes tahan olla või ei taha olla, kas ma saan aru, mis on minu osa paari suhtes, mis on selle teise osa, mis osa ma endast olen valmis muutma, et see paari suhe saaks jätkuda, mida ma küsin ja kuidas küsin siis oma partnerilt, mida ma väljendan oma lastele, kuidas ma tahan, mida ma väljendan äripartneritele, et milline ma siiski tunnen, et ma olen, millest ma vajan abi ja tuge. Võib-olla mõne äripartneriga enam ei sobigi jätkata, sellepärast et on liiga suur kiil lihtsalt, et olgem ausad, no nagu me Lilianiga läksime laiali, lihtsalt olimegi üksteisega ausad, et me olemegi mõlemad nii-öelda need heleda leegiga nii-öelda põlejad, et me ajame seda enda asja, meil on see oma missioon, oma tee, aga 2 missiooni, oma teed kõrvuti on üsna keeruline panna käima, eks? Sest siis seal on kogu aeg mingid potentsiaalsed põrkumised ja tänaseni peale seda ausat jagamist, miks me arvame, et me peaks laiali minema, saame endiselt suurepäraselt läbi, siis me mõistame neid nüansse, eks ju. Ja palju parem. Ja palju parem on ju, ja sul on hinges rahud, sa saad selle asja nagu läbi arutada. Ja on ju ka, ja mina leian ka seda, et see on nagu mõistlik, aga on ka selliseid olukordi, kus sina tahad, aga teine ei taha ju. Mul on ka neid olnud, et mõtlen, aga arutame selle asja ära, et tule räägime need asjad selgeks, aga ta ei tule. Et saame kokku, vaatame otsa, et räägime nagu need asjad selgeks, siis ma ise olen mõelnud nüüd, kui ta ei taha täna, võib-olla ta ei olegi valmis, vaata valu on nii suur. Aga võib-olla mõne aja pärast on, kui sa oled selle võimaluse andnud, et saaks kokku, on ju. Räägime nagu asjad selgeks. Et see on ja ma olen mõelnud, kas võiks mingisugune ravim olla või ma ei tea, mis asi see peaks olema, et inimestel nagu, ma ei tea, kas need ongi siis need õppetunnid, sina näed seda hästi palju oma elust. Mina pean küll ütlema, et minu elus on mind endale lähemale viinud minu enda õppetunnid. Ja tahe neist õppida tegelikult, et kui sa õppetundidest ei õpi, siis midagi ju ei muutu, aga kui sa teed mingeid järeldusi, nüüd vaatad mingit suuremat pilti, võimalik saada uusi tulemusi. Et ma olen nii, et huvitav, kas see on ka võimalik, et teistmoodi, et ei peaks nii palju õppetunde läbi käima, et jõuaks nagu ka vaata.
et kas seal on vist lapsepõlvega palju seotusi, mul on niisugune tunne. No ma kahtlustan küll, et selles mõttes üks selle raamatu eesmärk ongi ka see, et tekitada inimestes rohkem sellist uudishimu iseenda suunas. Et miks ma niimoodi mõtlen, kust need mõtted tulevad, kelle mõtted need tegelikult on, eks, kus ma nad endale külge olen õppinud. Ehk et ma saangi hakata täpselt selles samas puupakust maha viilima neid osi, mis ei kuulu minu külge, eks ju. Praegu sa andsid mulle selle ühe hea idee lõnga, mis ma arvan, et millest võib kasu olla, kuhu mina jõudsin alles paar kuud tagasi. Paar kuud tagasi ma jõudsin ühe väga suure taipamiseni, mis ma nagu, sest vaata, suur ettevõtte pankrot ei ole asi, mida inimesed väga tahaksid või nagu julgeksid sest rääkida. Mina võtsin otsuse vastu, ma räägin kõigest, mida mu käest küsitakse. Miks see juhtus, miks see nii on, ja nii edasi. Sündis 6 raamatu idee, blablabla, kõik asjad. Siis ta mõtlesin enda sees, et ma olen ju kitsi, kui ma ei jaga seda. Mõtle, palju inimesi ma saan aidata, jagades seda lugu. Ja samal ajal, kui sa seda jagad, sulle endal läheb seest kergemaks kogu aeg. Mida rohkem sa jagad, sa lähed ise oma eluga tegelikult edasi, aga mida enamus inimesed teevad, häbitunne on nii suur, et lähen prakku peitu, ei räägi midagi, olen siin, ärge vaadake, lähen üldse, ma ei tea kuhu. Aga see ei tee asja paremaks. Ja ma kogu aeg mõtlesin, miks minuga juhtus, vaata. Või kus see põhjus on. Ma tean alati, et on miks, et see ei ole nii, miks minuga, mitte selles suhtes, miks minuga, vaid analüüsi mõttes, et mille pärast siin oli, et niimoodi rohkem ei juhtuks, vaata. Ja ma sain aru, ma arvan, see oligi nii 2-3 kuud tagasi, siis ma mõistsin seda ja tead, ma mõtlesin, miks minu sisse üldse see karjeristi teema oli tulnud. Kus see oli, vaata. Et see ei olnud tegelikult minu teema. Ma elasin mingit mustrit ja siis ma hakkasin neid nagu ma olen igasuguseid asju juba enne uurinud ja nii edasi. Spirituaalses mõttes küll ma olen käinud ja hinganud ja selles ala enesearengu maailmas ma olen 10 aastat pluss olnud, aga täna see ei tähenda tegelikult mitte midagi. Enamus inimesed on enesearengu maailmas, aga kas nad siis on nii enesearengul suunatud? Ei ole. Ja ma näen, et ma sain aru, et ma olin pannud esikohale oma vanemad, mitte iseennast. Ja ma mõtlesin kogu aeg, et see oli mul sees juba nagu, ma olin 13, kui ma läksin täiskohaga juba tööle ja ma kogu aeg töötanud, kogu aeg omad rahad, ja siis ma tegelikult tegin seda sellepärast, et mul lapsepõlves oli kahju oma vanematest ja mina mõtlesin, et võt nüüd mina pean oma elu niimoodi ehitama, olema tubli, et neil on ka kellegi või millegi üle nagu uhkust tunda. Ja et neil on nagu parem tunne, et ma suudan ka raha, et ma aitan ka nende maja valmis ehitada. Ja mul kogu aeg võimeldas see mõte sees. Kogu aeg. Ja siis ma käisin ka ühe niisuguse rahapsühholoog ja kusjuures see tuli minu juurde niimoodi, et ma ise ei läinud seda, aga üks mu klient tegeleb rahapsühholoogiaga. Ja ma aitasin tal neid veebiseminare läbi viia. Ja seal veebiseminari ajal aitan oma klienti, tegelikult ise õppisin vaata täiega ja ma üldse ei teadnud, et see nagu et see elu tegelikult tõi mulle selle nagu mõttega ja siis seal rääkiski nagu prioriteetide püramiidist ja nagu lapsepõlvest ja ühesõnaga praegu me ei lähe selle teema sisse nii, aga seal siis selgitaski lahti, et mis su elus hakkab juhtuma, kui sa paned kellegi teise esikohale või nii sa ei saa sest arugi. Ja mina saingi aru, et minu selline suur hingesoov oli tegelikult armastus oma ellu lõpuks ometi leida, et see on see, mis ma tegelikult tahan. Võib-olla ma olen üldse varsti koduperenaine ja äridest tšau nägemist. Ja ma sain nagu, et miks ma seda tegin, vaata. Ja tegelikult see oli vabanemine. Elu kinkis mulle, et ta viis mind nii hulludesse olukordadesse, et ma olin sunnitud selle lõpetama, et ma lõpuks saaksin see, kui see ise jutust aru ei saa, siis on. Ja siis vaata, ma sain ka sellest aru, et tol hetkel, mis ta seal rääkis, et see oligi nagu tahe kogu aeg kellegile teisele midagi teha ja midagi näidata või olla. Aga siis, kui sul enam mitte midagi ei ole, kõik, sa oled mitte keegi, siis sel hetkel ma sain ka aru, et aga mis siis on, mis ma tegelikult ise tahan, mul tekkis aega iseenda peale mõelda. Ja muidu sul ongi palju tööd ja kus ma näen hästi palju ettevõtjaid täpselt samas olukorras, kus ma ise olin. Neid on nagu vau, kui palju. Ja nüüd hästi naljakas lugu, kui ma võtan nüüd seda, ma alustasin uuesti üles ehitamisega ju mingi 3-4 kuud võtsin aega endaga olemiseks, siis läksin Karmakivi coaching us, hakkasin seal tegutsema.
ja nüüd ju sisuliselt alates märtsist ma olen ennast ju nullist ehitanud, on ju. Ja siis oligi see pool, et ma olen nagu vahetasin prioriteedid ümber. Panin ennast esimeseks, mis ma siis ise tegelikult tahan, on ju. Mis seal siis on? Jumal lahe on see, et eeldamiste pool on ju ka muutunud, sest ma oskan täpselt kõigile öelda, mida ma tahan. Ma oskan täpselt selgitada, mida mul vaja on. Ja see nagu see eeldamise mõte on ka see, et nüüd täna mul on see olukord, et ma eeldan, et kõik oskavad mulle vastu rääkida, mida nemad tahavad. Nad ei oska. Ja siis ma kukkusin, aga räägi, mis sa tahad. Räägi, mis on oluline. Palun tee mulle presentatsioon, mida sa tahad. Ja sa ei pea presentatsiooni tegema, ütle palun, mida sa tahad, mida sa minult ootad. Ja täna on see, et nagu, siis ma näen, et inimesed ei oska rääkida, mida nad oma hingest tegelikult tahavad. Vaata. Nad on kuidagi nagu kuskile sohku ära kadunud, aga ma ise olin täpselt samasugune veel aasta aega tagasi. Et see nagu ongi, et miks ma tahtsin praegu seda oma pankrotti, oma seda asja siin rääkida, on sellepärast, et ma lihtsalt südames nii väga loodan, et mõni tunneb ära ennast selles kohas, vaata. Ja teate, mis see preemia on? Preemia on see, et sul on raha rohkem kui kunagi varem. Sest su sagedus, su energia muutub palju suuremaks. Ja nii lahe on see, et ma ei ole kunagi saanud öelda seda lauset välja, mida ma siin praegu saan öelda, et mul on järjekord ukse taga, inimesed tahavad minu juurde tulla. Ma mõtlen nagu rahaliselt, nad tahavad tulla minu kliendiks, aga mulle ei mahu. Ja see on nagu minu meelest, see on see tunne, et sa tead täpselt, kes sa oled ja mis sa tahad. Ja see on see tunne, mida ma tahaksin, et nagu rohkem inimesi tunneks seda tunnet ja ma praegu näen, et sinu raamat ongi täpselt see, mis aitaks nagu sinna viia vaata rohkem inimestel. Et nad saaks rohkem iseendast aru, ei eeldaks ja kõik see poole on ju. Noh, praegu mul tekkis siuke taipamine seda nagu rääkides ja et just ongi, et sellest eeldamisest on ilmselt väga raske nagu lahti saada, kui sa ei oskagi öelda, mida sa tahad, siis käibki ainult üks eeldamine kogu aeg ju. Ja üks konflikt läheb teist taga, ma kujutan ette niimoodi. No just, sest on ju konstantsed pettumused, võitlused, solvumised, midagi sellist, eks. Ja absoluutselt nõus. Jah, jep. Ketringa, sa tahad siia veel lõppu midagi öelda? Me oleme peaaegu vist, palju me nüüd siin rääkinud oleme, 1,5 või 2 tundi või? Oleme jah, kui lindistame, panime meid hiljem vaata on ju, aga selles suhtes. Ja mis ma tahaksin lõppu öelda näiteks, kui see läheb nüüd raamatusse või intervjuusse, kes seda siin vaatab, siis ma tahan öelda seda, et mina olen ühe korra, mida ka Kristjan päriselt minu elu päästnud. Ühe korra ma loodan, et seda rohkem tegema ei pea. Ja ühe vigurvänt ma teen siia lõppu. Tead, Kristi, et siis, kui sa päästsid mu elu, ja ma räägin selle jutu ka siin, et ma olin päriselt väga raskes haiguses, preeklampsias ja tegelikult ma olin teise ilma minemas, kui ma ootasin oma kallist Sofiat, siis ma olin ka alla andmas juba. Ja ma tean seda, et mul oligi tegelikult juba minek peaaegu. Siis sina, Kristi, olid see, kes helistas mulle ja tegi mulle siukse motivatsioonikõne, täitsa pekkis nagu need, ma olin nädala aja pärast ajul ja tegin juba tööd. Ja sisuliselt sa päästsid füüsiliselt minu elu. Ja tead, et me rääkisime siis keeldamisest. Mul on nii hästi meeles, et ma olin seal voodis, ma olin haige, ma ei tahtnud ju rääkida, ma ei tahtnud üldse mitte midagi kuulda ega näha, ma ei sallinud tehnikat ega midagi. Siis me rääkisime keeldamisest, ehk siis see oli 8 aastat tagasi, sest Sofia oli mu koos 8 aastat tagasi. Ja nüüd me räägime jälle eeldamisest. Ja nüüd on sellest raamat tulemas, mis on üliäge. Aga ma tahaksin inimestele öelda seda, et mina olen olnud nüüd, ma olen peaaegu surma läbi elanud, mida ma tunnen, ja pankrotti läbi elanud. Ma arvan, et hullemaid asju olla ei saa elus, mida kaotada, on ju. Ja ma tahan öelda, et nii kaua, kui sa hingad ja nii kaua, kui sul on tervis olemas, siis tea seda, et absoluutselt kõik on võimalik. Ja sa ei pea ootama siukseid jamasid, nagu mina olen oodanud siin ilusti, vaid pigem hakka kohe elu elama täiel rinnal. Ja ei ole nagu mitte ühtegi ületamatut olukorda, ei ole ühtegi ületamatut suhet. Mul on tohutult suhteid ka olnud. Ja et alati on see võimalus, kui mina olen see
läbikukkumiste maailmameister, aga lõpuks ikkagi jõudsin sinna, kus on vaja jõuda. Jõuad sina ka. Nii et julge otsustada, julge olla sina ja käi puhtalt oma hingeteed ja mitte keegi mitte kunagi ei saa sulle öelda, milline see hingeteed peab olema, sa tunned selle ise ära. Jah, vot seda ma tunnen, et sellega ma nagu olen rahul, kui mu lõppsõna jääb selliseks. Ja, aitäh sulle, Ketlina. Aitäh sulle, Kristi. Ma juba nii ootan selle raamatu tulekut.